Tere, minu nimi on Lemme ja soovin teile rääkida sotsiaalsetest jalutuskäikudest. Need on jalutuskäigud koertele ja nende omanikele treeneri juhendamisel. Sobivad igas vanuses koerale. Ka nendele, kes on arad, agressiivsed või reageerivad erinevates olukordades üle, hakates rihmast rebima, haukuma või muul viisil erutunult käituma. Sotsiaalse jalutuskäigu treeningul õpib koer õigesti jalutama. Koerad, kellega praktiseeritakse sotsiaalseid jalutuskäike, on rahulikumad ja reageerivad erinevates olukordades vähem üle, sest nad saavad luua enda peas uued seosed, kuidas erinevates ärritavates olukordades toime tulla. Jalutuskäigu ajal iga omanik tegeleb oma koeraga vastavalt treenituse astmele. Koerad omavahel ei mängi ja kokku ei puutu. Nüüd soovin teile rääkida sellest, mida teha, kui tulete sotsiaalsele jalutuskäigule. Hea oleks, kui teie koer on esmalt veidi jalutanud, et tema hädad oleks kõik ära tehtud. Jalutuskäigule tulles jäta koer esmalt autosse. Kui sa tuled jala, siis vaata, et sinu koer ei puutuks kokku teiste koertega. Esimest korda jalutuskäigule tulles soovime kindlasti teada, millised on sinu kõige suuremad mured hetkel koeraga jalutamisel. Koerad peavad olema rihmastatud. Väiksematele koertele sobib rihm, mille pikkuseks on umbes 3 meetrit ja suurematele koertele rihm, mille pikkuseks on umbes 5 meetrit. Fleksirihm jalutuskäigule ei sobi, sest fleksi on pidevalt pinges ja koer tunneb seda oma kehaga ning see omakorda ei lase koeral vabalt langetada otsuseid, kuidas sellel trajektooril liikuda. Fleksirihm ei sobi ka seetõttu, et koer ei õpi niiviisi korralikult jalutama. Jalutuskäigu järgselt pannakse koerad tagasi autodesse ja saate anda tagasisidet jalutuskäigu kohta ja esitada küsimusi. Jalutuskäigule tulles võtke kaasa palju koera lemmikmaiust ning vesi. Tere tulemast!